nagu ma siin eelnevates intervjuudes ka olen rääkinud, et Saaremaa üllatab huvitavate ekipaažidega. Üks selline huvitav ekipaaž on oma ilusa sinise BMW-ga, Bogdan Šemet, tere! Ja Sven Andevei. Bogdan, alustame sellest, et kuna sul oli nüüd viimane sportralli sõita? See aasta sa sõitnud ei ole? Ei ole. Eelmine aasta ralli Estonia. Estonia. Ja see lõppes kuidas? Ei lõppenud hästi. Ei lõppenud hästi. Ei lõppenud hästi. Kas oli tehnika või oli Ja pärast lõpus oli tehnika ka. Ja see oli sama autoga? Ja siis põhimõtteliselt võttis natukene üle aasta aega, et saada auto korda. Ja kas ma nüüd eksin palju, kui ma ütlen, et Saaremaa rallis sa nagu mõtlesid, et see on see ralli, kust puududa lihtsalt ei saa? Ja kui me nüüd vaatame ka natukene tulevikku, kas järgmine aasta plaanid on tehtud, mida mõtled sõita osaliselt, valikuliselt, tervet hooaega? Ikka osaliselt? Ilma talvet. Ilma talvet. Talve ei meeldi? Ei ole sõitnud. Aga kogemust vaja saada? Jah, liigid on liiga kallid. Jälle see raha teema. Ja Sven on seekord meil kaardilugeja. Virus sõitsid sa piloodina. Kuidas see otsus üldse sündis, et te istusite koos nüüd ühes autos? No otsus sündis niimoodi, et Dan otsis endale kaardilugejat ja siis ma helistasin ja ütlesin, et vai, et teeme ühe kulli sõidu, et ma tulen. Ja kuna tal oli tarvis ka autot ehitada, siis ma olin nõus aitama seda auto ehitimise. Jõu ja nõuga? Ja kõigega käisin isegi tegemas seda autot. Saada Saaremaast peale. Ja kui kiireks läks, et lõpu tegemine ja mis kell hakati nagu garaažist välja astuma, et koju magama saada? No reedel. Õhtumine oli kell 3 öösel läksime ära garaaži. Suht vara? Suht vara. Ega ütleme nii, et ega veelgi ei ole valmis. Me ehitame ka siin. Praegu veel viimane. Aga räägime nüüd katsetest. Alustame siis Bogdan sinust. Kommentaar katsetele. Üle-eelmine aasta ma sõitsin Raiko Lillega neid sammu katseid ja ma ei tea, midagi väga uut ei ole. Ilmastikuolud olid ka suht sarnased. Et nagu ei üllata. On kori, kõik on libedad, on lompe, et igav olema ei saa. Kuidas oli nagu sinu poolt vaadatuna? No ütleme niimoodi, et mina olen Saaremaa ralli osalenud 2016 aastast saadik. Ükski ralli pole vahele jäänud? Ei ole. Ja kaardilugejana enam ei ole? Kaardilugejana. Nii et sul on nagu kogemuste pagas kõva? 2 aastat tagasi oli, ütleme, natukene pahemini kui täna. No ikka palju. Jah. Eelmine aasta oli väga muinasjutuline ilm. Tavaliselt on olnud ja ilusad päiksepoistes külmad hommikukülma. Aga niimoodi, et nad korised ja soppased on, üllatus võib tulla libedase suhtes kindlasti. Aga kui me stardime nii väga numbrid, siis ma arvan, et see ei ole. Aga te tulete nüüd niimoodi peale, et teil ei ole ühtegi testi tehtud koos? Ei ole ainult nii palju, kui legendi kirjutasime, et see on meie legendi test. No suht julge, et nagu kiiruse pealt ei tea veel, kuidas klappi ja rütm tuleb, aga lootused on nagu kõige parem. No lootus on aina kogu aeg, et küll me saame hakkama. Peaks nagu kõik okei olema ja muidugi... Kui me auto pooleteise kuuga valmis ehitasime, siis saab sõidetud... Mis see 2 päeva lugemist on ja kuulamist, et ei ole nii hull asi. Ja muidugi teil saab kindlasti põnev olema selle, et teie klassis on aga väga palju autosid sõitmas. Et igav ei saa olema. Ei saa kindlasti. Kindlasti on huvitav. Muidugi number on selline, et täna on ainult pimedas sõitmine. Kuidas sulle kui piloodile üldse pimedas sõitmine sobib? Ma ei ütleks, et ei sobi. Tuled on head ja... Näitavad küll, et pole nagu selle pimeduse tõttu pole midagi nii-öelda juhtunud otseselt. Et ei nagu võrreldes valgega kiirust kaotada ei looda? Ei plaaniks, jah. Et loodame, et saate hakkama? Loodame. Toote auto üliste lõpuni. Ralli.ee soovib omalt poolt ilusat rallit ja tänab intervjuust. Aitäh! Aitäh!